Tere, olen Aleksei Aleksejev. Rõõm teid näha minu vlogis Marid, meie hõimlased. Iga vlogis ma kohtun Mari kultuurihuvilisega, monteerin intervjuu ja panen oma YouTube kanalisse. Seekord on vlogi pühendatud Eesti Mari Seltsi 35 aastapäevale. 1990. aastal asutati Eesti Mari Selts. Seoses sellega oli otsustatud teha intervjuu, kes olid nende aastatel seotud Eesti Mari Seltsi eluga. Täna kohtume Jaak Proosusega, kes oli Eesti Mari Seltsi juhataja. Jaak Proosus räägib Eesti Mari suhetest ja Seltsi loomisest. Intervjuu tegi Tallinna Mari Seltsi juhatusliige Žanna Toht. Tere õhtust, Jaak! Tere õhtust! Ja, mina olen Žanna Toht, marilane. Rõõm kohtuda ja rääkida täna Eesti Mari Seltsi ajaloost ja Mari rahvas üldiselt. Milline ta on veel? Rahvust on niimoodi väga raske iseloomustada, rahvus koosneb ka erinevatest inimestest ja nagu ei oskagi niimoodi mõne sõnaga ütelda, aga kahtlematult minu jaoks muidugi Mari rahvas elab tantsudes eelkõige võib-olla. Et sellest tundub olevat midagi niisugust rahvusele iseloomulikku. Ja võib-olla ka mulle läksid need tantsud väga korda ja tegelikult ka laulud, et on niisugused hästi kaunid kurvavõitu viisid. Et see torkab silma ja muidugi esimestel käikudel ka see, et rahvariideid külge palju kanti, et mitte ainult mingil piduüritusel, aga näiteks võis ka Mari naisi näha turul veel rahvariietes. Et järelikult see näitab seda, et Mari rahvas on see rahvas, kes siis neid vanu traditsioone kuidagi on püüdnud siis alles hoida. Et kindlasti Marid ei ole niisugune modernne rahvas, kes võtab uutest asjast kinni, et Marid on pigem niisugused alalhoidlikud ja konservatiivsed. Väga hea, et selle juurde me veel tuleme. Mul on sellega seoses üks küsimus. Aga enne küsin, et ja nüüd palun ajaloolisena aita mind, et 1917. aastal Marid oma pöördumises eestlaste poole nimetasid eestlasi vendadeks. Aga mis sa arvad, kelleks võivad nimetada eestlased Marisid? Kas see on väike õde või kes ta on? Maride tõesti see ajalooline pöördumine esimesel Mari rahvakongressil aastal 1917 Pirskis, et tõesti vastu võeti. Et üsna tegelikult pretsedenditu, aga tegelikult näitab seda, et kuidagi see teadmine, et eestlased võiksid olla nii-öelda vennad või verevennad vist on seal isegi öeldud, et see siis ikkagi kuidagi kohale oli jõudnud. Aga eestlaste jaoks võib-olla Marid ikkagi jõuavad kohale oluliselt hiljem. Et ma arvan, et võib-olla eestlased eelkõige said Marisi tundma ikkagi alles nõukogude ajal. Et teataval määral mingid teadmised olid muidugi ka vabariigi ajal ja nii edasi, mingites kitsamates ringkonnades, aga ütleme siis niimoodi laialdasemalt rahva seas tundub vähemalt nii, need materjale Maride kohta ilmub suhteliselt ju vähe, et esimest korda Eesti ajakirjanduses alles siis 19. sajandil. Eelkõige on seotud see Mihkel Veskega, kes käib ja rändab siis Mari aladel ringi ja kirjeldab Marisi väga niimoodi romantiliselt, et käib seal pühas iies ja temas ärkavad mingid vanad niisugused tunded, et mõtle, et Marid peegeldavad eestlaste ajalugu, nagu oleks mitusada aastat tagasi tema rännanud ajas. Et tal tekivad niisugused tunned ja siis kirjeldab siis seda. Aga pärast hiljem me näeme, et ilmub ka 20-30 aastatel niisuguseid teadaanded, et Maridel on mingi raamat ilmunud või mingi asja ja need on niisugused mõned üksikud teated. Aga on juttu olnud ka siis Tee ellu sellisest filmist. On näiteks olnud Eesti ajakirjanduses juttu. Aga tõesti laiemalt ikkagi 5-60 aastat eelkõige
ja noh, 70-ndatel juba päris palju. Et mis on väga oluline, et võib-olla et rahvale paremini kohale jõuaks need Mari rahva olemasolu on aastal 1972. Et siis toimusid esimesed, ütleme, Mari kultuuripäevad ja siia Eestisse tuli üle 200 Mari rahva esindaja igal pool ajalehtedes ja kõik ilmusid tohutud kirjutused ja ajakirjas Noorus, mis oli niisugune siis noorte niisugune ajakiri, ilmusid tohutult luuletõlked ja nii edasi, nii et siis võib-olla on niisugune see aeg selline murranguline. Nii et ei oskagi ütelda siis, et kas eestlased, et kes siis ikkagi Marid eestlaste jaoks on, et eestlane lihtsalt ei oska niimoodi võib-olla mõelda. Aga kui nüüd isiklikul tasandil mõtled, milline sinul endal oli esimene kokkupuude Maridega või teadmine, et Marid on olemas ja kes nad on ja nii edasi? Ega ju kooli ajal või niimoodi ju Maridest eriti nagu juttu ei olnud. Et minu jaoks ikkagi Maride olemasolu või niimoodi teadvustub eelkõige siis ülikoolis. Et kus ma tutvun siis Valeri Alikoviga, kes siin ilusti on olemas, et ja läbi tema siis avaneb see Mari maailm, mis alguses on eelkõige mäemari maailm. Ja ma mäletan väga hästi, et ma ei teadnudki sel ajal, et Marid siis on kahte tüüpi, et on mäe ja et Marid jagunevad mäe ja niidumarid, eks, et selle ma avastasin alles, kui ma olin jõudnud Marimaale huvitaval kombel. Aga ennem olin käinud Valeri juures, Valeri õpetas mulle natukene seda mäemari keelt, mida ta ütles, et see on mari keel. Ta ei ütelnud seda mäe rõhutamist, see tuleb natukene hiljem. Hiljem ta rõhutas alati, et ta on nagu mäemari ja kogu lugu, et ta ei ole lihtsalt mari. Aga siis niimoodi ma siis õppisin seda natukene niisugust teistsugust mari keelt ja Marimaal tehti mulle see asi väga hästi selgeks. Läbi Valeri siis jõudis Mari rahva olemasolu nagu minuni. Ja oma raamatutes sa kirjutad, et just Alikoviga kohtumine ja oli pöördepunkt sinu elus ja eriti huvitavalt kirjeldad Mari esimest korda Marimaa reisi, kus Alikov ütles, kui sa nüüd ei sõida, siis sa ei sõida kunagi. Mis sa arvad, kui sa ei oleks sõitnud tookord Marimaale, kas oleks sinu professionaalne teekond, oma isiklik elu, ütleme, olnud teistmoodi? Kas Maride ja soome-ugri teemade vastu oleks nihkunud kuhugi mujale? Jah, raske on nagu ütelda, et tegelikult mul oli ka teisi huvisi ju, et ma ei saa ütelda, et ma kogu aeg juba ülikoolis kogu aeg mõtlesin soome-ugri rahvaste peale, et seda mitte. Aga mingi niisugune huvi siiski muidugi soome-ugri teemade vastu oli, aga ma arvan, et kui ei oleks läinud Marimaale ja ei oleks kogenud seda Mariušemi esimest kongressi, et ma arvan, et ma oleks siis tegelenud võib-olla mingite muude valdkondadega, et tegelikult mind huvitas hoopiski kodulugu väga tugevalt. Ja ma olen ka kirjutanud tegelikult Tallinna ümbruse suvemõisatest hoopiski ja Harku ja Haabersti, Rocca al Mare, kõik nende kohanimede ajalugu, mis inimesed seal elasid, et niisugune väike ajalugu huvitas ja kursusel ka naerdi mu üle, et prooses talle meeldivad väikesed ajalood, väikeste tavaliste inimeste lood. Aga oli ju selge, et kui peale seda Marimaa sündmust see nagu mõjutas, ma ei tea, niisugune võib-olla loomuse mul on natukene sellist võib-olla mingit niisugust kaastundlikku loomust. Et ma ju nägin, et seda toetust ja tuge ja kõike on nagu vaja, ja kuidagi siis hakkasingi mõtlema, et aga mida siis saab
üldse nagu teha. Et see viis kõik need mõtted ja siis edasi ongi juba ajalugu tegelikult. Ja võib-olla ajaloo juurde. Palun räägi, kuidas see kõik algas, millised mõtted olid maridel, eestlastel, milline aeg see oli ja kuidas see toimis, milline nii-öelda atmosfäär oli? No atmosfäär oli selline, oli rahvuste avastamise aeg, et rahvused hakkasid organiseeruma ja tegelema siis oma juurte otsimisega, et kes nad on, kus nad on, et seda kõike peeti väga oluliseks ja väärtuslikuks. Sest Nõukogude süsteem püüdis sulandada rahvaid ja kõik on nagu niisugune Nõukogude maist, et see rahvus, no see ei olegi oluline, et tulevikus niikuinii rahvusid enam ei ole. Aga siis 80ndate lõpp on niisugune rahvuste organiseerumise niisugune aeg ja siin Eestis siis hakkavad siis tekkima igasugused niisugused rahvuslikud seltsid, et no marid ei olnud sugugi ju kõige esimesed organiseerujad, et kõige kiiremini organiseerusid juudid, ingeri soomlased ja tegelikult rootslased. Ja siis hiljem tulid teised rahvad. Isegi Venemaalt tegelikult näiteks palju kiiremini organiseerusid tatarlased ja tšuvašid. Ja siis alles marid, aga no see vaimustus oli päris suur, sellepärast et me kirjutasime Valeriga ju ajalehte sellise teate, et me otsime neid mariseid, kust kohast leida marisid, et seltsi ei saa ju teha mina ja Valeri ja noh, Valeri vist tundis veel kedagi, aga kolmekesi ka ikka seltsi ei tee. Ja siis ma otsin, aga kus me leiame marisi? Et no linna peal keegi ei kõnni, et siin otsa peale kirjutatud siin, et ma olen mari. No, et me püüdsime küll transpordis, et kuule, kas on äkki mari moodi või niimoodi. Aga siis panime ikkagi ajalehte Estonia ja kuskile, kuna oli selge, et nad on venekeelsed, siis venekeelsetesse ajalehtedesse ja kogunesime. Valeril oli korter Lasnamäel ja siis me siis seal, ma ei mäleta seda nädala, millal me niimoodi kogunesime, aga seal oli niimoodi 10 ja siis oli 15 ja lõpuks see ühetoaline korter 20. Me polnud kuskil seal istuda aknalauadade ja ma ei tea, kus seal kõik istuti. No ja mis oli väga huvitav, võib-olla see iseloomustab ka Mari ühiskond, et kõik mehed, mitte ühtegi naist, absoluutselt, mitte naise lõhna ka mitte. Nii et kõik mehed, absoluutselt. Ja tegelikult, kui vaadata kõik see seltsi, naised sisuliselt puuduvad. Et kõik on mehed ja need olid siis, et nende seas ei olnud eriti sellist Mari intelligents Tallinnas tegelikult puudus. Et siin olid ikkagi need marid, kes töötasid siis põhiliselt merelaevanduses, laevade peal, aga siis oli ka niisugusi ehitustel, mingites trustides ja niisugustest suurematest viigatel tollal, suurtematest tehastes niimoodi tööl. Et pärast, kui oli juba asutamise koosolek, siis Tartust. Tartu on väga oluline koht, eks maritegi jaoks, kuna väga paljud väljapaistvad mariteadlased on saanud Tartu Ülikoolis haridust. Et siis sealt liitus siis inimesi ka siia seltsi, aga see esimene, kõik olid niisugused lihtsad tööinimesed, aga neil oli märkimisväärne huvi siis selle oma keele ja kultuuri vastu ja tegelikult on näha ju, kui need esimesed üritused toimuvad, need Marisi võtab osa küllaltki palju nendest üritustest, järelikult nad seda väärtustasid. Aga me räägime nii palju maridest praegu, aga selts oli asutatud Eesti Mari seltsina. Kes olid need eestlased, kes tahtsid olla
maridega koos ja tegutseda? Ja no eestlasi oli oluliselt vähem, et eestlaste seas oli mõni üksik ja nad liitusid ka tegelikult ju hiljem, et eestlastest kõigepealt seda koosolekut näiteks aitas läbi viia Paul Kokla, kes oli tegelikult ju seltsi liige, et tema oli keeleteadlane, kes õppis ära mari keele, oli Marimaal käinud ja tundis mari rahvast väga hästi ja oli ka mari keeles tõlkinud. Et ja eestlaste seas siis veel mõni üksik. Arvo Valter oli näiteks seltsi liige, pärast hiljem Sven-Erik Soosaar ja ma praegu mõtlen, siis oli veel Tiia Peedumäe Eesti Rahva Muuseumist, Veiko Tonts ka siis oli veel Eesti Rahva Muuseumist. Et nii et eestlasi siiski 5-6 inimest, et nii et põhiliselt siis ikkagi see kaalukaus. Mul tuleb nüüd veel meelde, mis on tegelikult tähtis. Oli veel eestlasi, kes on tänapäevaks küll meie seast lahkunud. Need olid need eestlased, kes olid 41. aastal olnud evakueeritud sõja ajal Marimaale. Ja nemad ja nii mõnigi oskas natukene neid Mari fraase, mõni teadis ka Mari tantse, nad olid käinud Marimaal koolis ja nad said teada, et see selts on olemas ja siis mitu tükki neist olid ka seltsi liikmed ja käisid ka seltsi üritustel ja aeg-ajalt rääkisid oma elust sõja ajal siis 40. aastatel Marimaal. Aga üldiselt, kui niimoodi vaadata, siis ikkagi domineerisid ikkagi ju marid ja eelkõige siis niidumarid, aga mäemaris oli ka muidugi. Ja, kui kaua sa ise olid Eesti Mari seltsi juhatuses või üldse selles seltsis ja millised kõige suuremad võib-olla üritused, sündmused on olnud sel ajal? Ma olin sisuliselt nii kaua, kui minu meelest me vist ei registreerinud või registreerisime, kui hakkas Eestis kehtima mittetulundusühingute seadus. Seda ma nüüd täpselt ei mäleta, aga ikkagi seltsis siis 90 kuni siis 99 või, ütleme niimoodi. Et olin ma sisuliselt Mari seltsi juht ja ehk esimene oli tegelikult Valeria, aga Valeria läks kohe tegelikult Helsingisse, aga side jäi ikkagi küllaltki tihedaks, nii et tema võttis ikkagi aktiivselt ka ju seltsi tegevusest osa. Aga suuremad üritused olid ikkagi niisugused, ütleks Mari päris suurte niisuguste delegatsioonide vastuvõtud. Et Eestisse tuldi kogemust saama, eriti just, kui Eesti oli veel Nõukogude Liidus kuni 91, ütleme 90-91. Siin käisid niisugused marigrupid nagu 15-20 inimese kaupa, kelle seas oli majandusinimesi, kultuuriinimesi, kuidas siin majandusarv, kuidas siin kooperatiivid, eraettevõtlus, kolhoosi esimehed Marimaalt, niisugused, et kes tulid vaatama, mismoodi on see areng siin olnud. Et neid oli päris palju neid gruppe ja tegelikult selts sai läbi nendega mingit raha. Et Marimaalt tulid ju ka ülekanded tegelikult, et nad mingil määral olid suutelised sel ajal ka maksma oma asjade eest, nii et ja see võimaldas siis niisuguseid kultuuriürituste läbiviimiseks, et muidu tol ajal ju mingid kultuurkapitale või mingeid asju ei olnud, kus kohas seda raha saad, et liikmemaks oli väga sümboolne, aga Mari jõulud on vaja tähistada, eks siis seal oli veel teisigi üritusi, Mari sangaripäeva vaja tähistada, hõimurahvaste programmi midagi ju ei olnud, et sealt siis tuli see raha, et neid kultuuri või siis pühapäevakoolid õpetajatele vaja ju ka, õpetajad tegelikult tollal tegid kõik tasuta ju seda tööd ja õpetajad muidugi töötasid ka tasuta. Et ainukene palve neil oli, nad olid tänulikud, kas te saate pileti kinni maksta. Mõnikord sai isegi öeldud, ei, me ei saa piletit kinni maksta. Siis öeldi, et pole midagi.
et et see hasart oli niivõrd suur. Aga need suur sündmus, eks muidugi olid need Mari kultuuripäevad tegelikult ja 1992 kevadel ja Mari Vabariigi presidendi Vladislav Sotini käik Eestis ja siis nende lepingute allakirjutamine, mis siis avas siis ukse tegelikult ju Mari üliõpilaste tulekuks ja Eestisse ennem hõimurahvaste programmi. Et Maris oli siin juba 90ndate keskpaiku umbes 60 Mari üliõpilast ilma hõimurahvaste programmita. Ja nad ikkagi olid ju mitte ainult humanitaarvaldkondades, aga neid olid igal pool, nii Tehnikaülikoolis, väga palju Maaülikoolis, et arste, juriste, niisuguse väga huvitavate valdkondade esindajad, isegi diplomaadid. Mari Vabariik koolitas sinna oma diplomaati, kuna Mari Vabariigil oli ambitsioon, et Euroopast tekivad Mari Vabariigi esindused. Wow. Nii et niimoodi suurelt mõtlesid Marid. Ja see oli täiesti niisugune loomulik protsess. Et, ja siis korraldati veel ka välismaride kokkutulek näiteks. See tähendab, kuna Mari rahvaprobleemid on ju paljuski selles, et 50% maridest peaaegu elab väljaspool Mari Vabariiki, siis tekkis ju see mõte, et mitte ainult siin Eestis elavad marid, aga kutsuks need marid, kes elavad seal Baškiirias, Kirovi oblastis, Tatarstanist ja teiselt pool Uurale, et kutsuks siis neid, nii et isegi niisugune ja mis oli muidugi seltsi jaoks ka tõsine väljakutse, siin käis ju ikkagi see Mari teater. Et tegelikult see Mari teatrikunst on väga kõrgel tasemel. Marid on väga teatrilembeline rahvas ja tegelikult see on täitsa eraldi teema üldse Eesti ja Mari teatrite omavaheline niisugune suhtlus, aga et see ei olnud nagu mingi juhus, et miks pärast siin siis niivõrd palju käis Mari teater, eelkõige siis just see nii-öelda džus, et Mari noorsoo siis teater ja see Oleg Kirkavajev, kes oli ju Mari noorte niisugune aktiivne juht, oli väga Eesti sõbralik lembeline, muideks alles hiljuti õnnitlesin teda, ta sai 70-aastaseks Oleg Kirkavajev. Nii et nemad käisid, aga korraldada, üks väike selts korraldada Mari teatri lavastusi siin Eestis, see ei ole üldse lihtne lugu. Nii et ütleme, et ma nimetasin nüüd võib-olla need suuremad asjad ära, aga minu meelest võib-olla kõige regulaarsem asi, mida selts tähistas, oli Mari Sangari päev. Et tegelikult Marid on selles suhtes, aga mitte ainult Marid, ka teised soome rahvad, nemad võtavad kongressidel vastu neid otsuseid või dokumente. Aga kes täidab? Ja siis minu meelest praktiliselt oli vist siis Mari rahva 3. kongress 1992 võetakse vastu, et Mari Sangari päev, et on vaja tähistada, on vaja taastada vana traditsioon, mida siis Pavel Gleznejev omal ajal nagu ellu üles kutsus seda tähistama ja meie kohe 93 teda ju tähistasime ja niimoodi iga aasta 94-95 ja kogu aeg ja olime siis juba ja siiamaani, aga olime umbes 10 aastat tähistanud, siis Marist tuleb kõik on, mis Mari Sangar, keegi pole kuulnud, kuule, te olete ju ise võtnud vastu otsused, et seda tähistada. Et läks siis Marimaal, ma ei tea, kui palju aega. Nüüd on Marimaal ka ju tähistatakse samamoodi, aga ennem siis võib-olla läks 10 aastat aega. Aga esimest korda ikka siin Eestis alustada. No selles suhtes on tehtud siin ajalugu, et kindlasti esimest korda Mari Sangari päeva üldse tähistati just nimelt Eestis. Ja Eesti on läinud ka ajalukku sellega, et Mari Vabariigil ei ole mitte ühegi välisriigiga sellist lepingut läbi ajaloo, mis oli Mari Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel. Ja kui hakata niimoodi mõtlema võib-olla neid asju, kus siin võib-olla Mari rahvuse seisukohast on ajalugu tehtud, oli siin võib-olla rohkemgi. Ja. Sa siin meenutasid mitu kultuuriüritust. Me kõik teame, et sa oled palju käinud Marimaal ja üldse Venemaal kohtumas
teiste nii tavaliste inimestega kui ka kõrgemal tasemel juhtidega, ütleme niimoodi. Ja meil on selline väike rubriik küsimus noortelt ja küsib Arne Volkov. Milline on olnud sinu isiklik kõige meeldejäävam kohtumine või sündmus soome-ugri rahvaste uurimise ja kaitsmisega tegeledes või kohtudes nendega? No ikkagi ma arvan, see ikkagi esimene see sündmus, mis on see Mari Ušemi kongress, et see oli, et ma olin siis 25-aastane ja ainukene eestlane kuidagi tulen sinna Mari Rahvusteatri saali, kas seal on kolm korrust nagu, 2 rõdu, eks ole, või all siis see ja värgid, tahan istuda, kõik on seal väga niimoodi sumisevad ja kõik ja niimoodi ja tahan istuda kuskil sinna väga kuskil ennast ära niimoodi peita, et tead üliõpilane vaatab, mis toimub, et ja siis seal ma mäletan see Aleksander Abdul, ei, et istume kohe siia niimoodi siia saali, et läheks sinna üles rõdu, et ma saan vaadata, ma kuulan, mis ei, et me läheme nüüd siin et istume ja siis algab see üritus peale, Vassili Analov vedas seda üritust. Ma arvan, et vist alguses esitati mingi Mari niisugune selline hümni tollal ei olnud, aga mingi niisugune ühendav mingi niisugune laul või värgid ja ja siis on kohe tead, et nüüd on nagu presiidium, et kohe meie hääletame presiidium ja ma selle kuulen, et Jaak Prooses on ju presiidium on ju. Abdullah tõukab selle, kes ei veel, et kui Marit tahavad näha, ainukene eestlane, et nüüd näed, et eestlane on presiidium, ma tahan minna sinna 3. korrusele rõdu peale ennast ära peita kuhugi posti taha. Et presiidium, kõik vaatavad, ei saa nina ka nokkida, midagi teha ei saa. Ja siis niimoodi oled seal presiidiumis on ju, Maridel ikka see presiidiumi komme väga tugev muidugi. ja siis on ju, aga mis esimene päev ma kuidagi pääsesin kergelt niimoodi ja aga juba siis keegi tuli ütlema, et ja ära sa arva, et sa siis midagi nagu ütlema, et sa pead ikka midagi ütlema ka, kus sa juba siia oled tulnud, on ju, et sa pead ikkagi tervitama. Ja siis oli päris niimoodi hirmus ausalt öeldes, et seal on mingi 400 delegaati külalisi, võib-olla 300, kokku mahubki umbes 700 inimest, eks ole, aga mina siis nagu tervitan. Kes ma niisugune olen üldse, et ma siin niimoodi tervitan. Mis sõnadega tervitasid siis? Mis sõnadega tervitasid? Ei, ma tervitasin ikka, ma ütlesin, ma arvan, salam liise ja midagi veel Mari keeles siiski ma tervitasin vähemalt esimesed fraasid, aga põhimõtteliselt muidugi ma rääkisin eesti keeles ja Valeri Veršinin tõlkis siis Mari keelde. Ja Valeri Veršinin on kes? Valeri Veršinin oli siis Mari keele teadlane tegelikult, Mari seletava sõnaraamatu üks põhilisi toimetajaid, peamiseid toimetajaid ja tema oli ka tegelikult Paul Ariste õpilane, aga tema on niisugune huvitav mees, et ta elas umbes 10 aastat Eestis. Enne kui ta läks Marimaale tagasi, tegelikult oma seda kandidaadi või seda väitekirja ta ei kaitsnudki, aga ta töötas, näiteks ta oli kooliõpetaja Vasselina koolis ja oli Märjamaa koolis oli ta ja oli siis oli Raplamaa haridusosakonnas, töötas metoodikuna, nii et tal oli vist ka mingi niisugune romantilisem võib-olla suhe, nii et tema oskas väga hästi head eesti keelt ja tema siis tõlkis ja tema oli väga aktiivne Mari rahvusliku liikumisega niisugune tegelane. Nii et siis aga mis selle tulemus oli, et mina siis seal tervitasin kui Eesti rahva esindaja
ehkki vist seal kuskil, ma olen pärast vaadanud seal mingit dokumenti, et ma olen ikkagi Ävesiri külaudiste, ajalehe Ävesiri külaudised toimetuse liige. Et ja siis, aga noh, seal ma siis nii-öelda avasin Maride silmi, et mis tegelikult toimub ja noh, ja tohutud aplodismendid muidugi, kui ma ütlesin seal, et Lenin on lihtsalt ju Stalini õpilane, et mida te siin räägite, et see ei ole mingit illusiooni ei saa olla ja kutsusin seal veel igasuguseid asju ülesse ja Marid muidugi, kui see kõne nagu lõppes, siis oli niisugused aplodismendid, saal tõuseb püsti, ma olin ikka täiesti nagu jahmunud, läksin sealt niimoodi ja pärast järgmine päev ma loen ajalehtedes kõik, mis hirmus natsionalist on Eestist tulnud, on ju, ja mida ta kõik on rääkinud, et tublid Mari kommunistid, et nendele ei meeldinud see ja siis ajakirjanik riidleb Marisi, ütleb, et ükski Mari ei tõusnud üles ja ei hakanud Proosesele vastu tema väidetele ja üritanudki ümber lükata. Kas see tähendab, et Mari rahvas on nõus, mida see eestlane siin räägib meile? Et niisugune oli siis niisugune tagasiside ja no ja seda vaimsust või noh, niisugust võib-olla sellest annab tunnistust see, et nojah, ma istusin ikkagi seal presiidiumis, kui Mari kongress lõppes ja see jääb mulle ka väga hästi meelde. NSV Liidu hümni mängisime. Ja mina teen niimoodi, mõtlesin, mina ei suuda seda NSV Liidu hümni kuulata, niimoodi tõusen püsti, lähen presiidiumist hümni ajal välja ja tõmban saalile niimoodi ja Marid hümni ajal väljuvad saalist, noh. Sa kujutad ette, tänapäeval on, eks ole, saal on Venemaa hümn, on ju, ja Marid lihtsalt vilistavad selle Venemaa hümni peale, on ju, ja liiguvad lihtsalt rahulikult. See jääb ikka väga hästi meelde. Ja, aitäh, et jagasid, see on tõesti väga meeldejääv sündmus, aga enne intervjuud ma kuulsin, et üks kõne oli sinu jaoks Maride poolt väga meeldejääv ja see on Rõbakovi kõne. Kas sa tahad selles midagi rääkida? Ei no Mikloi Rõbakovi kõne oli siis, see toimus kohtumisel, kui siis hiljuti meie seest lahkunud president Arnold Rüütel oli siis Marimaal ja vastu visiidil, sellepärast et Mari president oli käinud 92 siin, aga siis Rüütel läks siis Marimaale vastu külaskäigule aastal 1996 ja muidugi Rüütel siis ei olnud president, Rüütel oli tegelikult nagu asespiiker. Aga siis oli meie Riigikogu delegatsioon ja mina olin siis seal nagu nõunik, kuna kaasas. Ja siis istume seal laua ümber ja kuidagi on arutelu, et noh, et kes on need tublid Marid, kes on väga palju teinud Eesti-Mari suhete arenguks ja kes on need tublid eestlased, kes on ka teinud midagi Eesti. Ja siis seal keegi Maridest hakkas ütlema, et Prooses on niisugune, et tal oleks vaja üldse ausammas vaja püstitada Volga jõe äärde ja noh, niisuguseid, et juba inimesed on natukene ka võib-olla niimoodi tunnevad ennast vabalt, eks see. Aga siis ütles Miklai Rõbakov väga prohvetlikud sõnad, et teate, te võite rääkida siin mida iganes ja võib-olla me tahaksimegi seda teha, aga tegelikult ega Proosesele keegi mingit aitäh või midagi ju ei ütle. Ja täpselt nii ütleski, aga mina täna annan üle Mari rahva kõige kõrgema autasu. Ma ütlen toosti Jaak Proosese auks. Ja siis tõstis pitsi ja pidas ja luges ette mõningaid momente, miks see kõik on oluline, mille sisu ma ei mäleta, et see on Mari rahva tänu. Ja täpselt nii ongi. Väga uhke. Ja nii, ja nii ta jääbki. Aitäh, et jagasid sellist ja väga huvitavat lugu.
Meenutasime nii suursündmusi, selliseid positiivseid hetki, aga mis olid suurimad väljakutsed sel ajal, takistused koostöös võib-olla või mingisuguste ressursside leidmisel ja nii edasi, ürituste korraldamisel? Eks muidugi ka, eks neid ju muidugi finantse oli ju vähe ja kindlasti see takistuseks. Aga samas jällegi tuleb ka vaadata seda, et kuivõrd Mari ühiskond või Eesti ühiskond on omavahel, eks ole, ka valmis, et niimoodi suhelda või. Et Marisi kindlasti oli lihtsam liigutada siiapoole, kui eestlasi liigutada Venemaa poole. Et tegelikult eestlane 90-ndatel see oli raudne eeseri avanes ja eestlased kõik on avastamata, Rootsi vaja minna, Norra, igale poole, kõik need huvid on, eks ole, läänes. Aga siis seletada, et kuule, et sa pead maksma raha ja nii edasi ja sõitma hoopiski itta, et sõbrad on idas. Et sellest eestlased on aru, kuule, me alles pääsesime sealt Venemaa koosseisust ja me tead, et vaja Itaaliasse, Hispaania, kõik, mis räägid, kuhu Marimaale ma pean minema? Kus Marimaa asub? Venemaal. Venemaal, jumal küll, ma ei taha seda Venemaad näha. Ma ütlesin, et kuule, me lähme Maride juurde, ei ole Venemaa, on Marimaa. Ei, see on Venemaa. Vot sellega, see oli see põhiline, sellepärast, et eestlane ei meenuta seda Nõukogude või Vene aega, eks, mis on Eesti, meie peades on see, eks ole, sünonüümid sisuliselt, et kõigil on, kurat, see oli Vene aeg, issand jumal küll. Et ja sina prooses ütled, et maksa raha ja sõida Marimaale. Et sellega pidi Marimaale oli võimalik siis eelkõige sõita, kui kultuurkapital või kuidagi õnnestus saada, ajada välja mingid rahad, et inimene ei olnud kindlasti väga palju ise nõus. Marid olid nõus oma lehma maha müüma ja tulema siia Eestisse või rääkimata lammastest või sigadest. Eestlane on kindlasti nõus ühtegi lehma ega siga maha müüma, et sõita Marimaale. Et see oli siis see kõige suurem võib-olla niisugune probleem, nii et nende ja muidugi ikkagi ka mingil määral ka niisugune võib-olla ka see rahvusteadus, et ütleme, et ikkagi Eestisse ju need marid, need inimesed, kes siin ikkagi 90 algus kogunesid, et need olid, eks nõukogude taustaga inimesed, et ütleme, nende eesmärk ei olnud siin Eestis marikultuuri ja keele säilitamine. Nad lähtusid teistest momentidest, et siis ja sellest tulenevalt võis tihtipeale ikkagi olla niimoodi, et see, kes võtsid üritust osa või kes seal midagi tegid, panustasid, et neid oli ikkagi suhteliselt vähe. Et 1, 2, 3 inimest, et see oli nagu ka kuidagi, see on väga proportsionaalne, et lihtsalt, et paarile inimesele jäi siis nii suur koorem, aga õnneks oli, eks Gennadi Trofimov ja Oleg Miljutin või niisugused, kes seal tõesti panustasid väga palju ja olid niisugused külalislahked ja tõid aiasaadusid ja mida iganes, ega väga palju raha ei olnud. Ja kostitasid, et aga neid oleks võinud ju oluliselt nagu ju rohkem olla, aga jällegi see rahvusliku vaimustuse periood, et see ei saa ju kesta ka igavesti, et mõnes mõttes see on ju loomulik, et igapäevaelu tungib, eks ole, sinu pereellu ja nii edasi, aga see oli ka kahtlematult mingi niisugune takistus. Kui nüüd vaadata praegust aega ajaloolisena, fenno-ugria nõunikuna, oled jälginud Mari Seltsi tegevust edasi. Milliseks see on muutunud? Mis on ju praegu on tegelikult ikkagi ju mõnes mõttes Mari Seltside jällegi niisugune kõrgperiood. Et need inimesed, kes tulid siia õppima, mõned ka perekondlikel sidemetel, aga eelkõige ikkagi õppima, et nendest on saanud siis niisugused
40-aastased, natukene üle niisugused inimesed, kes on saanud hea hariduse, kes peavad mari keelt ja kultuuri väga väärtuslikuks. Neid on koondunud arvestavalt ühte seltsi ja see loob tegelikult ju selle baasi, et see organisatsioon saaks hästi tegutseda. Ja noh, eriti rõõmustab see, et marid on püüdnud ka ikkagi oma järeltulijaid tuua selle mari keele ja kultuuri juurde, et seda on ju näha teie nendes, on need talvelaagrid ja suve mingid niisugused kokkusaamised, siis mari sangaripäeva tähistamine. No need tundub, et need on nagu au sees ja need kahtlematult ühendavad ja konsolideerivad siinset mari kogukonda ja noh, ja väga hea, et ka selts tegutseb, eks ole, Tartus, et ei ole erimeelsuse, käiakse omavahel läbi, tehakse ka koostööd, eks ole, spordi ja on tekkinud niisugused sõprussuhted, et omal ajal niisugusi, et siin, kes need marid, eks ole, 90-ndate algus olid, ega nemad ju väga palju mingid sõprussuhteid või niisuguse asju, aga siin ma näen, et perekonniti käiakse omavahel läbi ja et see on ju tegelikult kõik väga tähtis, nii et praegust aega tuleb lugeda nagu mari seltside nagu õitsengu ajaks. Et tundub nii, eriti kui võrrelda siis, aga noh, mari seltsist, eks ole, sõltumatult kahjuks on, eks ole, need suhted kodumaaga ja see suhtlemine piiratud, et kui oleks ju vähegi normaalsed suhted ja oleks praegu niisugune see kogukond, siis võiks ju ainult ju mõelda selle peale, kui tihe võiks olla see kultuurisuhtlus, kes siit ju kõik, kes siin ei käiks, eks ole, igasugused mari artistid, värgid, maridel on ju väga palju igast huvitavat kultuuri, mida saaks välismaal nagu näidata ja maride populaarsust maailmas kasvatada. Aga noh, olemas on nagu on, eks, et see kahtlematult pärsib siis seda jällegi. Aga praegu ikkagi kogukonnad, mõlemad mariseltsid, nii siin Tallinn nagu ka Tartu, nad on ju väga tublid ja noh, folklooriansamblid ju ka tegutsevad mõned paremini, mõned halvemini ja on ka noh, igasuguseid aegu, aga siiski. Ehk sa usud, et kas Tallinna mariseltsu või Tartu mariseltsil, no usem seal on ju, on tulevikku? No mina usun küll, et ma ei tea veel, mis keelne see tulevik on, eks ole, praegu on näha, et ta on nagu marikeelne, aga muidugi ma näen seda probleemi, et mitte kõigi lapsed ei oskaks marikeelt, aga kahtlematult kannavad nad oma vanemate poolt ikkagi sisendatud seda huvi marikeele ja kultuuri vastu ja võib-olla kui ei oskagi keelt, aga näiteks nendest tantsusammudest, millest alguses oli juttu, et see võib ikkagi korda minna, seks, et minu meelest mari rahvas elab nendes tantsusammudes. Ja siis ma tuleks selle küsimuse juurde, kus kirjutasid, et Alikov ütles sellised sõnad, et marid peavad olema modernsed. Et kus ta mingi moe ateljeed teinud, sellist lugu lugesin. Milles marid peavad olema modernsed praegusel ajal? Kus vaja areneda, mida ette võtta, et rahvana võib-olla edasi liikuda? No Valeri pidas aeg-ajalt seda silmas, et tema suhtus väga kriitilise pilguga Mari küla ühiskonda. Et ta nägi, et rahvus ei sunni seal külas. Et marid peavad arendama välja oma rahvuskeelset linnakultuuri, kuidas jääda linnas marideks. Et marid vajavad popkunsti, popkultuuri, kõiksuguseid avangardistlikke, postmodernseid väljakutseid ja nii edasi, et olla nagu kaasaegne rahvus, mitte propageerida viisu kandmist ja rahvariiestes ringi liikumist, et see oli nagu see Valeri põhiline sõnum,
et ja noh, eriti muidugi Valeri rääkis viimastel kinokunstist kui niisugusest, et kuidas tuleb teha tuleb sotsiaalselt kriitilisi, rahvuskriitilisi filme, ei ole vaja neid ilulevaid dokumentalistikat, et ta oli niisugune, et ta oli tugeva sotsiaalse närviga inimene. Ja seda ta pidas siis selle maride moderniseerumise all silmas ja muidugi oli ta suur selline, ja ta on mõnel pildilgi niimoodi marid Pariisis, marid Londonis, aga ta on ikkagi mari. Et ta ja sealt kaudu ka nende keelteoskus ja nii edasi, et ta rääkis siis oma sellest rahvuse niisugusest kaasaegsest olekust, et muidu lihtsalt ei jää ellu, et sa jäädki muidu sellesse etnograafiliseks objektiks, keda käsitletakse turismi teenistuses olevana. Noh, ja tal olid ka ju, mis puudutab kirjandust ja luulet, et vabavärss ja niisugused mitte mingit sotsialismi kunstis jumala pärast, et tõesti ta selles suhtes suure põlgusega. Ta nägi tegelikult selles nagu mari rahva häda, et see on mari rahva häda. Jah, siit on tõesti väga häid mõtteid võtta kaasa. Ja. Aga kui sa oleksid uuesti Mari Seltsi esimees, mida sa teeksid, mida viiksid ellu? Ma ei teagi. Ma ei ole niimoodi mõelnudki. Ei tea. Ma arvan, et tegelikult tuleb lihtsalt vaadata, mis need niisugused positiivsed praktikad on, et mis võimaldaks nagu Mari kogukonnal, et oleks ikkagi see tulevik, et ilmselt peab selle mari keelega ma usun kuidagi sellesse, et rahvuste keelelisse identiteeti, kuna muud identiteeti siin võtta ei ole. Maridel on veel kuskil siin võtta võib-olla ka usulist mingil määral identiteeti. Aga see keeleline identiteet, see on ikkagi niisugune küsimuste küsimus, et võib-olla sellega peaks nagu tegelema, aga Mari Selts on ühiskondlik organisatsioon ja sa ei saa minu teha võiks olla, mari keel võiks olla kohustuslik õppeaine siin, eks ole, Eestis elavate maride jaoks, aga mari keel ei ole kohustuslik õppeaine isegi mitte Mari Vabariigis. Et siis millest me räägime? Ja 35 aastat koostööd maridega on olnud ja sõprust ja vendlust. Mida sa oled õppinud maridelt? Milles nad on imetlusväärsed peale tantsusammud? Ja ütleme niimoodi, et puht sõpruse seisukohalt ei ole ma kohanud reeturlust. Et marid küll solvuvad. Marid see on üks rahvuslik joon, aga reeturlust ei ole kohanud ja seda ma olen õppinud. Suur tänu selle intervjuu eest. Mina sain, ma ei tea, puhtalt isiklikult palju teada ja mõtteid, kuidas võib-olla kas või Seltsiga edasi minna ja mida oma lastele edasi rääkida, õpetada ja olla eeskujuks. Ja kutsume 31. mail siis tähistama seda toredat jubelit ja ma olen kindel, et tõstame toosti üksteise auks. Tau. See oli intervjuu esimese Eesti Mari Seltsi juhataja Jaak Proosasega. Lugupeetud vlogi vaatajad, ühenege minu YouTube kanaliga ja olge kursis marilaste elus Eestis. Külastage minu YouTube kanali ja jälgige kohtumisi uue külalistega. Alati teiega koos Mari mees Aleksei Aleksejev kohtumiseni.